Kui eelmine kord lõpetasime, siis täna alustame salapärasest arvude maagiast. Sest kas tahad või ei, midagi pole parata. Kuni 10. lennuni on lavakooli kursuste lugu kippunud lainetama üsna kindlas tõusude ja mõõnade rütmis. Paarituarvulised lennud õnnelikuma ja paarisarvulised lennud õnnetuma saatusega. Rõhutagem, selle naljaka reegliga ei ole tahetud öelda, et on andekad ja andetud lennud. Ei, andeid ja tuntud toredaid näitlejaid on tulnud tõesti igalt kursusel. Seda on näidanud ka meie sarja eelmised saated. Ometi on mõni lend teinud ilma ja olnud silmapaistev, õnnelik loominguline kooslus. Järgmine kursus on aga jäänud justkui eelmise varju. Tema õppeajal on kuhjunud rohkem raskusi ja lahendamata probleeme, tihtipeale ka kateedri enda töökorralduse vaevu ja miinuspunkte. Iga uut kursust on alati vastu võetud lootusrikkalt, kuid lõpuks on tujukas teatrimuusa ikka reastanud selle nõiutud ahela. Aga neid reegleid, mis on õhtuti seal laval, neid ma nagu enam-vähem valdan. Ja need rollid, mida ma pean hommikuti ja lõunati mängima, nagu eestlane ja kodanik ja mees ja isa ja need ei tule mul mitte välja, aga näitleja roll mul nagu enam-vähem juba. Ma tunnen, et see on midagi, mida ma nagu oskan, et see amet nagu, ja ma olen sellele koolile kohutavalt tänulik. Lihtsalt sellele, et ta olemas on ja sellele, et ma olen sinna sattunud pimeda juhuse tõttu, tõesti. Ja mul on elus millestki kinni haarata. Ma arvan, et ma soovitan sellist haridust igale ühele, kui kellelgi vähegi võimalust on. Eesriie. Ei jalgi ma Rooma, ei jalgi mind Poolas pooda, ei koini ma Pariisis hoora, ennem ma jään Eestimaale. Ei mind ei hoia käsi rauad, kaagitokastraadid, sauad. Kõik see ilm on minu riik, siiski veel ei lähe siit. Kõik need looksed ööbikud ja käod, kummaliselt tuttavlikud näod. Päevatõus kui musta sõstra moos, selles kaoses hoiavad mind koos